Тут noja. Olukord on siuke. Vaata. Põlla pealt tuleb siuke, no korras ma juurikad või potsk, noh. Siis ta läheb sinna ja siis sealt see kuradi lint tõstab lint tõstab lindi peale, eks ole, ja siis see lint lükkab selle peale ja siis tuleb siia, aga probleem ka on see, et ta tegib hunnik. Ma ajan selle hunniku laiali. Kopa Jüri ja Võbled. Kuradi kärbsed elavad seal kuskil või ma ei tea. Võbled. Mul on tegelikult vaja sinna saada, aga ma pean siit endale mingi tee ka kuidagi tegema, et ma saaks ka sinna. Selline kuradi nurk on ees. Sellepärast ma hakkasin tegema seda üldse, sest muidu manager ütles, et tehke kuradi hanguga seda. Ma ütlesin, et kuule, ma tulen pakoga. Mis me kurat, meil on masinad olemas, mida me kurat jamame. See on puhas, kurat, mahu sealt vahel. Ära tee lärmi. Ma proovin, kui nüüd ei saa, siis peab liiga palju seina võtma ja see ei ole ka hea. Ära pinise! Ei no saab. Aga ma isegi kuradi katusega ei lähe pihta sinna väga. Aga kuradi see on ikka ohtlik reis üksinda siin. Mida koristama peaks on see siin, see hunnik siin. Siin vahepeal oli see, et selle hydraulika läks katki. See jäi kinni kuskil, ei jaksanud enam. Ja see käis edasi ja noh, tulemus on siin, eks ole. Ai, kus on elukas. On ikka elukas. Arbuusi põld on. Mida ma näen? Melonid on täitsa kuradi huugavad. Vaata, siin see poiss on. Ta on siuke, eile oli kuradi poole väiksem. Siin on neid meloneid on nagu nii palju. Ühte, mida ma nägin. Vaata, bled. Ossa raiske. Ongi melone. Meloneid on väga palju. Ma nägin, et mõned arbuusid, aga need arbuusid on sellised hästi väiksed. Näete, siin tuleb. Näete, siin on väike arbuus. Temast hakkab kasvama kohe. Meloneid on tõesti nagu väga-väga palju. Nagu väga palju. Siin ma nägin, üks konn ka kuskil oli. Ta oli ka kurid samad värvsed kuradi roheline. Aga aja sööb neid kuradi putukaid siin. Mesilased liiguvad siin. Kurid siin on ka üks priski poiss. Me saame väga palju meloneid ja arbuusi. Väga palju. Ma elu sees me ei jõua seda ära süüa. Keegi ma mäletan kommenteeris ka, et ta pani endale kasvuhoonesse ja siis ei hakanud kasvama, lihtsalt läks nagu suureks ja laiaks. Ja ongi see, et kui sa nagu kasvuhoones kasvatad, siis probleem on see, et keegi seal ei saa tolmendada, ehk siis ei saa viljatada neid taimi, et see ongi taimel on ka, et on emased lilled ja nisased lilled. Ma olen praegu ühte tegelikult päris põnevat tööd tegema justkui. Vaata, meil on see viljaharvest siin on ja võetakse vilja ära. Üks
põld või isegi 2 põldu oli natuke perses. Et seal jõe ääres on see, et seal pööravad nii-öelda traktorid on ja siis jõe äärest on päris paljud seega, et see on üle ajanud ja siis on see jõgi, vesi siis nii-öelda selle põlla minema viinud. Et ma lähen praegu kobestan seda, aga seal on see põld, et see ei ole sirge põld. Ja ma pean ise tegema mingi joone sinna. Peremees näitas, no ma saan hakkama, mis keerulist on. Aga seda ma ütlen küll, et see töö, mida mina tegema lähen, see ei ole fucking backpackeri töö tegelikult. See on ikka kuradi supervisori töö siin, vaata. Tegelikult. Selles suhtes on lahe, et ma sihukest asja teen, sest ma pole tegelikult ühtegi nagu kurvilist joont pole ise teinud. Ehk siis, kui tegema hakkan, ehk siis näed. Sest no ma ei ole kunagi seda teinud, aga noh, ongi põnev. Aga kõigepealt ma pean sõitma sinna, ma üle kuradi 20 pigem ei sõida sellega, sellepärast sellel olid rataste laagrid, olid perses sellel. Pidan ma arvat mingi 40 minta, pool tundi sinna. Normaalne. Kuradi kärvel. Kuradi lai veose. Ivo peab ootama. Oota muidugi. Siin on veel vili võtmata. Need olid vist viimased põllud, mis pandi, aga need on ka suht valmis juba. Kuradi see üks kärbes siin. Siin ees see põld on mul, ma vaatan, kui suur see põld on. 355 hektarit. Aga mida ma tegema pean, ongi see jõe äär siis nii-öelda. See on kõik perses. Ehk siis siin ongi see, et see on väga kurviline. Aga alguses ma pean tegema käsitsi selle kurvi kõik. Ma pole kurat traktoriga kündnud käsitsi väga-väga ammu aega tagasi tegin seda. No siis ma maal seal niitsin muru, aga heina niitsin. Aga käsitsi pole traktorit niimoodi juhtinud ikka väga aega. Kuradi kärbes, mida sa tahad? Kuule, ma panen sulle ära. Sure raisk. Siin see põld on ja jõgi on tässa seal. On väga künklik või? Op, künklik, jah? See, mida ma tegema praegu hakkan, miks see üldse probleem on? Sellepärast, et kui see harvest siin käib, harvester, kombain, kuradi, siin on ikka, vaata, ma proovin siin poolt sõita. Siis see kombaini, see ees, see lõikur, see käib ka kuradi üles-alla, ehk siis kombain käib ka üles-alla, eks ole, ja siis ongi see, et siis ta peab võtma kõrgemalt, et tal see kuradi tiivik vastu maadi läheks, eks ole, ja siin on ilus sirge kõik, enam-vähem sirge, aga seal taga vist on jah, siuke sinkadi-vonkadi, aga kuradi, ma ei tea üldse, kui kiiresti ma sõidan seal. Kuradi vanakere näitas mulle, mida tegema. Ägene. No ta saab aru sellest, et no, eks ma midagi ikka välja mõtlen. Vaata, ma mõtlen, mis kuradi röövidel siin sõitma peab. Okay, praegu on 1800. Aga vist on normaalne küll 1800. Sest tegelikult siin viljaga on see, et selle põlluga me ei tee põhimõtteliselt mitte midagi. Siin ongi see, et kui see vili maha pannakse, siis sellel vilja külvajal ongi põhimõtteliselt siuke sama asi on ees. Ja siis tal taga on see, mis paneb selle vilja seemne siis nii-öelda maha. Et siin me tegelikult ei tee mitte midagi. See lihtsalt ongi siin see põld ja praegu teeme lihtsalt selle pärast, et seda on vaja korrastada. Muidu nende viljapõldudega ei tehta mitte midagi siin. Ma praegu vaatan seda, et kui kaugel see, noh, niimoodi ongi hea. Ehk siis ma pean 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selle ääre peal pean tegema. 7 joone peal siin. Siis on hea küll. No ma hakkan kuradi kuskilt siit tegema siis või. Ja nagu näha, vaata, siin käib see üles-alla kogu aeg. Ehk siis siin on... No ma panen siin kuradi settingud paika. Niimoodi. AB kurves. Set AB kurve. New.
Riverside Riverside, motherfucker. River Edge, siis peremees ütles, et pane enda kuradi tähed käsil. Siis on teada, et kui perses on, siis on teada, kes tegi. Ongi nii või? Üks, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okei, väga siit. Kuradi, aga see on ikka vahtimine. Siin peab ikka põllamees oled siin. Siin ikka pead edasi-tagasi vaatama kogu aeg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okei, siia peab minema. Sest pärast, kui see... Ma pean 3 korda käima siin. Et kui ma tagasi tulen, siis... Noh. Ei jaksa või? Noh, jaksad küll. Kurat! Me teeme praegult 7-5-ni. Peremees ütles, et lõpetame ära, brat, kell on 5. Ei, ma kurat hakkan homme uuesti sealt tegema. Savi. Ta ütles, et ma hakkaks homme siit uuesti tegema, aga ma panen sealt. Savi. Vaatan, kui lähen topelt selle peale, kas siis on väga jama, aga vaata nüüd. Ai, see on äge. Saab ise juhtida, siis läheb... No see on jällegi see, vaata, et tegelikult mulle on praegu äge see, sellepärast, et ma pole kunagi nagu roolinud ja vaadanud, vaata. Aga mõtlen seda, et kui sa peaksid, noh, enamus farmeritel ei ole mingit GPS ega midagi, Eestis näiteks, siin ka, ma arvan. On ikka nuhtluse, mõtle terve põllu pead tegema niimoodi, et sa pead nagu roolima ja vahtima ja siis ei saa ju kurdi telefonis TikTok'i ei saa olla. Siis peab vaatama, mis sa teed. Järgmine päev lähen uuesti samale missioonile, kuna ma ennem tegin seal mingi 50-100 meetrit tegin umbes, siis ma lähen sealt uuesti. Miks? Sellepärast, et ma saaks selle nii-öelda joone ikka õige teha, sest ongi see, et kui mul nüüd see joon on seal kadunud, vaata, siis see ongi kadunud, onja. Et nüüd ma teen selle uuesti sealt kohast, hakkan rekordima. Hommikuti 7-st põhimõtteliselt 10-ni. Mida me teeme siin? Me teeme seda orjatööd nii-öelda. Orjatööks on see, et me chipping viide kuradi umbrohtu põlla vahelt kuradi tapame ära, vaata, kuradi selle kõplaga selle, kõik matsid lähevad põlla äärde ritta, eks ole, ja hakkame järjest minema. Et see on siuke, noh, see on orjatöö, noh, pole midagi teha, aga seda peab ka tegema, noh. Keegi peab selle ära tegema. Hommikuti on, no selles suhtes on see mõistlik, et me teeme nii-öelda hommikul seda, noh, 7-10-ni, siis peale 10 siin läheb juba soojaks ja siis me enam seda edasi ei tee. Et selles suhtes on nagu, manager nagu mõtleb ka natukene, et nagu päevasel ajal seda teha, noh, siis ma läheks minema siit, kui ma seda peaks päevasel ajal tegema, aga praegult on normaalne. River Edge TR Akept. Aga nüüd ma pean seda, et kui ma siin juba tegin, siis ma panen selle kabja panen niimoodi maha, et ta mul traktori jäljed maha võtaks, aga et nelikvedu sisse. Noh, mu traktori jäljed võtab maha, aga jah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, okei, siia. Kabi põhja. Noh, näed, siin on näha, vaata, see harvesteri, see on üles-alla käinud siin, et see ongi see probleem, mis siin on. Ja no kui seda vilja mul siin ei oleks, siis kuradi seda joont, sirget joont hoida oleks ikka väga-väga keeruline. Või noh, siit äärest niimoodi, et ilus oleks. Oo, bled, auk.
mingi auke siin on, jah. Kurat, ma ikka loodan, et mul see teeb õige asja pärast, sest nagu jah, ma olen juba kurat pool tundi sõitnud siin ja veel on minna. Ma arvan, mingi tund-pool teeb ühte otsa või. Siuke kurv siin kohe või. Me siit otsa ei minda. Ei põnev tööga, kuradi, see ikka väsitab ära, kui sa ikka pead iga traktori töö väsitab ära. Ei no päriselt ka väsitab ära. Kui oled harjunud ikka kuradi GPS-iga sõitma, siis on ikka hoopis teine tera. Siin vahi kurat nii palju. Edasi-tagasi. Ongi lõppe. Tund aega. Üks ots tund aega. Normaalne. Siiani pidin tegema Google Maps. Ikka siit pean vist edasi minema ikka. No siin on ka hüppab ju. Me peab ikka tegema. Lõpetame siin ära. Nii. Generating kurvepaht. Näe mingi, jaa, kurat. Ma näe, aga kuradi pane mulle teisi joone ka nüüd. Kuradi kõva värke. Pane mulle siia nüüd, mis sa sinna poole lähed? Sul on juba 3 joont sinna poole vintud. Tule siia poole. Aga tal on vist päris keeruline genereerida neid jooni, sest see on nii pikk tee. Ja nad siin ka vonka ka, selle pärast läheb kaua aega või? Ja no ootame, ega tööd tehtud küll. Kuule, mina joone peal, mina valmis, kaua sa genereerida? Palju ta paneb? Ühele poole pani 1, 2, 3, teisel on ka 3 pandud. Veel paned või? Rohkem pole vaja. Sest siin ongi, vaata, siin on ka tegelikult, siin all on toru. Et selle koha peal miks kraavi ei ole, sellepärast jõgi on vaata seal. Ja siis ta ujutab üle ja siis ei ole mõistlik siia kraavi panna, sest muidu selle tee blokeerib ka ära siis. Siis ta on sellepärast ükka süsteem siin. Aga päris rets mõtle. Tund aega. Op! No nii! Tund aega ühte otsa. No nii. Seda pole ammu kuulnud või? Ongi kõik või? Äge värke! Joon tehtud. Noh, kurat. Kus mu raha on? Kus mu kuradi supervisori palka tahan saada raisk. Aga kuradi, et võtab. Ei no niimoodi on ikka väga raisk. Sest tegelikult siin on vaata meil see mast olemas. Aga päris paljudel traktoritel, no see ongi see, et vaata, siin on, kuna me teeme seda Sotonit, siis seal on see vao, noh see, et see traktor oleks täpselt õiges kohas, see on hästi oluline. Nagu sa oled näinud ka vaata videotest, mõned oli see, et nagu 3 senti on möödas. See on perses, on ju. Et kui sa teed seda tavalist, seda viljapõldust, tegelikult nagu päris paljudel traktoritel on võtab sellest nagu satelliidist seda GPS-i asukohta, aga see on selline 5 senti paremale vasakule, eks ole, on ju. Et kui seda viljavärgi teed, siis sul ei ole tegelikult nagu vaja nagu nii täpselt asja. Sellepärast siin ongi nagu, siin on põhimõtteliselt igal farmil on nagu oma mast olemas. Et see tuleks nagu väga täpne tuleks. Ei kurat, no mis nii hädada teha. Noh, järsk kurve, väga järsk kurv. Ma loodan, et ma ei pea rooli näppima. No kuradi siin näitab, et on õige. Aga vaata. No, sharp kurve ütleb mulle. Okei, kuule, sharp kurve tuleb. Keerabki reibe. Oppa raisk, väga sharp kurve. Aga kui sa sharp kurve teed, siis no, ei saab teha, see on hea küll. Väga hea. Väga hea. Noh, kurat. Nii võib tööd teha küll. Aga mõtle seda, et kui kuradi täpselt ta võtab seda. Kas ta võtab igat rooli liigutust mul või? Ega ta võtab ikka väga täpselt seda GPS-i. Sest kui ma vaatan, siis
no ma vaatasin seda ühte joont ja vahepeal ta läheb selle peale ja no tegelikult ta võtab ikka põhimõtteliselt nagu täpselt nagu ma tegin, nagu väga-väga täpselt võtab seda. Selles suhtes päris nutine värk. Aga seda ma nüüd ei tea, et noh, see on vana traktor ja siin see kompuuter on ka vana. Et kui ma nüüd siin traktoris tegin selle joone ära, vaata kui äge raisk. No keera juba. Noh, ja keerabki kurat. Ega tore värke, et kui ma siin traktoris tegin selle joone ära, kas see kandub ka teistele traktoritele või siis peab panema selle mälupulga siit ja võtma selle mälupulgaga selle joone siit. Sest uutel traktoritel minu loogika, noh tegelikult nad ei ole ju kogu aeg ühenduses. Vist ikka peab mälupulgaga võtma siis. Ja tegelikult samas on tegelikult igal pool on see, siis nad panevad mälupulgaga ja kurat, siin tuleb normaalne auke. Kurat, mul seal kuradi kinni ka midagi. Võib-olla siia siis või? Mis auke? Ossar reis. Pask läheb, mine sinna auku. No väga hea. Ei kurat, mul on mingi teine jama seal. Kurat. Vaat, siin on mõnes kohas kuradi korralik auk ikka. Ma arvan, et ma siin, kui ma teen ära, ma helistasin peremehele. Seal on ka üks suur kurv, just nagu need kohad, kus vajavad eriti jõhkrat tähelepanu. Ma arvan, et ma siin tulen veel, teen niipidi ka veel ühe korra. Aga miks sina keerle? Sa raisk! Kuradi mingi... Mida, et... Puutükke. Sest siin on tegelikult see, et üldse ei taha keerata või? Sul on mingi kurid pask ka nüüd siin. No keerled või? Keerled. Keerled, vaatame kõik üle. Ma keerlen ja pöörlen. Mis see Ines laulab? Ma keerlen ja pöörlen. Peremees on rääkinud ka, et siin väga palju oli metsamaad. Ehk siis miks see juurikas siin maas oli on ja tõenäoliselt oli selle koha peal kunagi puu. Kõrdi mõtlen, ma teen pärast. Seal taga oli ka üks koht. Teen siin korrad sirgeks siin selle. Vaatan, kus see joon tuleb siit. See on harvesteri nii-öelda need jäljed, eks ole. Teen selle ka siledaks siin. Mul tööd küll, väga hea. Kurat, see läks täis mul jälle persse. Kurat, mul ei ole mingit asja ka, millega peksta seda ja... Märja maapinnale enam mina ei lähe siis. No see on persse selle, jah. No see on nii. Päris tihti siuksed korredi suured augud siin sees. Sellepärast ma teengi seda. Op! Valmis! 4 korda on siin edasi-tagasi käidud. 4 tundi on tehtud. 1 põld on veel siin. See on natuke väiksem. See on kõigest 241 hektarit. Natuke väiksem. Ja siis ongi, ma teen sellega nii-öelda ära ja sellega kobestan selle... No palju ma võtan praegu, mingi 20-30 senti võtan ja siis pärast lähen ühe asjaga veel peale, et teen nii-öelda nagu siledaks selle. Aga sellega teen kõigepealt ära ja siis lähen edasi. Vaatan, kas saame selle kuradi sita lahti sealt.
paljad. Normaalne. Normaalne. Väga hea. Nii. Mina olen oma töö ära teinud. Ülejäänud peaks ise tulema. Loodan. Hea päri. Märg. See hüppab. Siit veel jõgi ei hakka, aga siin on puhta persse see. No tegelikult jõgi hakkab seal tagapoolt, aga ma teen selle ka siin. On nagu auke. No siin on sile ju, aga no hakkan pihta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurat, peab roolima jälle ju. Jälle joone tegema endale. Kuradi liiga kaugele läksin. Läksin jah raisk. Jõgi lõppes seal ära. No siis on nii. Nüüd on nagu skilli ka juba vaata, ma nagu mõtlen ette, eks ole, on ju. Oota, ma keeran ära. See sepp siin, kes on vilja pannud, vaata. Ta on korradi teinud sinka-vonka. Ma võtan korradi enda joone, ma teen korradi sirge värgi. Noh, ma mõtlesin, et nii on hea. Ma ei tea, kas on hea. Aga mõtlesin, ma teen niimoodi. Näe, sama nagu siin on ja. Veits lõikasin kurvi, et see siksak tuleks natukene sirgem, eks ole. Ma olen seda vaadanud see, kuidas see Max Verstappen vaata sõidab, tema võtab ka nagu sealt kurvist maksimumi, eks ole. Et see joon võimalikult sirge oleks, siis läheb aeg kõige parem. Eks ole. Aga see on kuradi jumala sile, siin pole mingit wash-out'i. Aga seal on, veits hüppab seal. No veits hüppab ja, aga nagu ei ole liiga hull. Nüüd on siis mul mõlemad põllud selle eelmise kabjaga tehtud, eks ole. Ja nüüd ma lähen siis selle kabjaga peale. Selle kabjaga tegelikult ma pole mitte kunagi varem teinud. No teoorias on see sama asi nagu see eelmine, aga see ei lähe nii sügavale. Et siis sellega tehakse põld nagu siledaks. Ahah. Äge. Mis sa seisma jäid? No nii, kabi on valmis.
kuradi ka lai pille, samamoodi see on ka 12. Siin ma pean ainuke asi, mida ma tegema pean, on see, et ma pean esiotsa tõstma. Ja ma pean kuradi, kui järsud pöörded on, siis muidu ta paneb liiga jõhkrat survet kuskile. Paneme siit, paneme kuradi 4 peale. Ma vaatan, mitu sekund tuleb. 1, 2, 3, 4, 5 sekundit. Väga hea. Siuke masin see on. No kordi põhimõtteliselt täpselt sama nagu eelmine masin, aga lihtsalt need kettad on väiksemad. Muud ei olegi. Nii, põmm. No see teeb kuradi väga ilusa tööd ära, noh. No see on see, mis on tehtud. Ja see on see, mis on tegemata. Et noh, siin on suured kamakad, on ju, aga mis ta ei tee, on see, et mõnes kohas on nagu maru suured augud ja siis neid ta nagu siledaks ei tee, aga ma ei tea, kui väga seda vaja on, sest noh, teoorias tuleb veel siin seda vihma, eks ole, ja ütleme niimoodi, et seda asja ma teen esimest korda, sellist ülesannet. Ja mulle peremees lihtsalt ütles, et seal põlle ääres on augud. Tee korda. Masin on selline, kabjad on sellised. Mitte, et nagu mõtle ise välja, mida tegema peaks, vaid et noh, justkui nagu on ka, vaata. Mida ma nüüd teistmoodi teeks, oleks see, et ma teeks selle eelmise kabjaga teeks 2 korda üle. Läheks nagu sellest veel üle. Et siis ma saaks rohkem mulda siia, et ma saaks sellega siluda paremini. On minu loogika, sellepärast, et sellega ma ainult silun, sellega ma ei võta seda mulda lahti. Siin jookseb üks kraav, no ta on, ütleme, 50 senti sügav. Sellega ma ei saa seda, mul ei ole piisavalt mulda. Aga kui ma kuradi käin teist korda veel üle, siis võib-olla isegi on hea. Ja, ma käin teist korda üle ja siis juba siia enam tulema. See on valmis, kuradi, see on ikka sile küll. Mõned augud jäid sinna, aga noh, seda ei saagi korda. Ja põldu, see ei ole mingi kuradi maantee. Nii, foldimine, race tail. Race fold wings. Kuradiga ma mõtlen seda, et ma olen nüüd teisel pool põldu. Kui mahun sellega, kuradi, see on päris pikk kabiraisk. Sealt põmm. Vist saan ikka, jah. Siis ma pean sinna teisele põllule ka minema, kus ma tegin. Seal ka siledaks tegema. Kuidas tõmbad või? Oled peal või? Kõik on peal? No väga hea. Selles suhtes on hea, et ma farmi tean. Ma säästan tegelikult aega ja endale ka kurat põnevam. Mingi uue tee pealt, mingi suure kabjaga. Nii, sellele kastile vist ei ole hea pihta minna. Jälle $1,000,000 aga kurat, siin läheb kurv. Pole muretsemiseks isegi põhjust. Õpp! Kui sa lähed, et tule tagasi peale. See on kõige rohkem pekkis põld. Kõige kuradi umbrohu rikkam. Oota. Tuled või? Tuled. Siin on nii palju seda maltsa. Ja no teoorias. No ei tea, kurat. Nad on pritsinud küll seda, aga see malts tuleb pigem lihtsasti välja, aga nüüd ju läks uus lennuk, pritsutas uuesti. Aga siin on seda maltsa nagu väga-väga palju. See on ainuke põld vist, kus on nagu nii palju. Ja see täna hommikul õnneks ei teinud seda kuradi pulviide. Vaata, siin on puhtam. Siin me oleme üle käinud.
ei, see on ikka kuradi jürga töö, Aga no, eks me kõik oleme jürkad sinna, pole midagi teha. Mina enam nii jürka ei ole ka, Philipp ka ei ole, Sandra ka ei ole, aga kõik uued on ikka full jürkad siin alguses. Aga ma olin ka kunagi, aasta tagasi. Muidu peremees tahtis alguses sellega selle viljapõllu nii-öelda nagu siledaks teha, aga see nagu ei teinud nagu midagi. Siis tuli mingi uus masin. Peremees mõtleb praegult, on hea või ei ole hea. Peremees siin üksinda testib seda masinat. Nagu ma näost nägin tal, ta väga õnnelik ei olnud. Ehk siis, ma ei tea, miks, see vist on ka see, et see vili on tegelikult nagu maru tummine. Ja seal oli põhimõtteliselt sama asi, mis mul eile oli see sinine ja siis seal olid mõned ogad veel. See, kuidas ta seda vilja jalaga veksis, oli küll see, et kurat küll, miks see ka selline on. Nojah, manageri probleemid, pole minu probleem. Järgmised suured traktoritööd ongi see, mida peremees pärast vaate saaks olla, on ju. Et see ongi see, et kõik see vili, see tuleb lahti kobestada, siis sinna peale tuleb panna fentanüüli ja siis hakkab jälle mingi, siis teed vist sügavalt või hakkab kohe see vagude panemine, ei tea. Ehk siis siin on neid põlde mingi 28 või? Palju meil eelmine aasta, kõik need põllud, mis eelmine aasta olid nagu Sotoni all, praegult olid vilja all, ehk see ongi üks aasta said puhkust. Siin traktoritööd on väga-väga palju, aga nagu kuradi neid kapjasi ja traktoreid ei ole. Mingi kuradi rekk on ka. Rohkem ei tule kedagi või? Ma kuradi aeglane tigusine. Tuleb kedagi veel? Ei tule. Ehk siis jah, siin seda traktoritööd on väga palju, aga nagu ongi see, et minu arust neid traktorid ja neid kapjasi on nagu liiga vähe. Aga mina ei saa midagi teha selle jaoks. Seega pole minu probleem. Kui ma saaks midagi teha, siis ta oleks minu probleem. Aga ma ei saa midagi teha. Ei ole kapja, ei ole traktorit, siis ei ole minu probleem. Aga kabi ja traktor on olemas, mina olen seal ja siis midagi juhtub, see on minu probleem. Enam-vähem. Traktori vahetus. Oh, sa raisk, see on. Tutt noai. Jamma ja. Sikke kuradi papp on põrand all veel. No kurat, see on ikka tutikas. Kes see kurat töötab niimoodi kile jätab peale? Ei väga head jätsid. Mitte keegi pole siin istunud. Saan esimese peeretada siin. 26 tundi. Palju mul neid John Deere endas on siin? 1, 2, 3, 4, 6 John Deere traktorit on mul kuradi Bluetoothiga ühendatud. Kurat, siin on ka ju hea tümme. Peab kuradi midagi tugevamalt panema. Vaata, nagu ma eile vist või? Eile oli see, et peremees sõitis selle kavjaga, millega me neid viljapõlde hakkame siledaks tegema. Piip läks praegult fentanüüli panema ja sellega läheb järgi. Aga sellega oli see probleem, et kui sõita põlla peal niimoodi otse, siis ta ei võtnud, sest seal on mingid vaod on ikka olemas, mingid väiksed künkad. Ja siis ta seda kohta, kus nii-öelda künka alt, ta ei saa kätte sealt võtta, ta isegi ei puuduta. Ehk siis peab minema mingi nurga all, vist ütles 10-kraadise nurga all lähme, aga see on jällegi see, kui 10-kraadise nurga all läheb, siis on see üles-alla hüppamine, ehk siis see, mis see lintidega traktor, ta arvas, et see teeb liiga palju haiget sellele, sest neid põlde on väga palju, nagu kus seda teha. Et see teeb nagu haiget ja siis
on ainult see traktor, või noh, see traktor ka, millega Philippe pritsib, millega saaks teha. Sest noh, see kabi on tegelikult, noh, seal ikka nagu võimsust on vaja traktorit. Selles siin ikka kuridi neid uusi põkas ikka kuridi ostetakse ja see on ka, no see ongi see, et see on see 8. seeria ja 340. Meenust meil oli 7. seeria ja 270 või. Ehk siis see on võimsam traktor. Ehk siis see jaksab küll seda kapja tõmmata. See traktor, mis meil seal uus on, see oli vist mingi 250 000 või midagi sellist. See on 200 000 kallim, ehk siis see on mingi 450 000 dollarit. Ehk siis põhimõtteliselt 300 000 eurot umbes täpselt. No, mõni ostab endale Tallinnas korteri, mõni ostab traktori. Kumb see lahedam on? Kus see pere siia mahub ära sul? No, samas Philippe on põrandal siin maganud, mitte siin traktoris, aga ühes teises traktoris, nii et saab magada küll, ehk siis võib hoopis traktori osta, ei pea seda korredi korterit ostma endale. Mida ma näen? Vaata! Tässä roheline, tässä sorgo! Sorgo viina saab varsti! Ongi kurat täitsa põõsas juba ja täitsa kurat, ta on juba sihuke. Aga kurat, ta on juba täitsa kurat šuke. Hästi kena. Kasva sorgo. Varsti saab viina. Vaata, hommikul käisime peremehega seal ühe pumba juures. Seal tehakse sellist asja, et noh, sellel pumbal, vaata, sa nagu nägid seal, et seal on all see kõik see süsteem, eks sealt tuleb toru, siis ta läheb sinna tigu, noh. Et seal käib see propeller ja sealt ta pumpab selle vee ülesse ja siis läheb sinna suurde tiiki, eks ole. Ja seal vahetati see põhimõtteliselt see propeller, mis seal selle teo sees nii-öelda käib, et muidu seal originaalis peaks olema see vahe selle teo, selle nii-öelda karbi ja siis seal selle propelleri vahe peaks olema siuke paar senti, et noh, et vastu ei käiks, aga et oleks võimalikult minimaalne, aga see eelmine aasta oli juba see vahe mingi selline, ehk siis ta ei olnud enam efektiivne, me otsime ikkagi efektiivsust. Ja siis see vahetati seal ära ja et seda vahetada, vesi tuli tuppa, vaata, sinna tünni, sinna silosse, ma ei tea, kuidas sa nimetad seda, silindrisse. Ja siis peremees pani sinna sellise no, põhimõtteliselt autorehvi, ehk pumpas täis, et see vesi saaks tulla sinna silindrisse, kui seda tiibikut vahetatakse, eks ole. Aga ta nagu ei mõelnud selle peale, et selle peab kuidagi välja ka saama. Ja siis ta natuke selle oksiga, noh, suure kuumusega tegi selle metalli katki ja siis saime selle asja välja, et seal ongi see, et sinna tuleb ka meil täiesti tutikas pump. Korredi, ma nüüd mõtlen seda. Noh, see on jällegi see, vaata, et teine aasta siin on ja et kas kurat iga aasta tuleb nii palju uuendusi või siis tuleb tänu sellele, et eelmine aasta oli hea, siis on nii-öelda nagu see korda tegemis nii-öelda budget on nagu suurem. Kui ma nüüd mõtlen, kui palju siin uusi asju on, no üle $1 miljoni on läinud siin nii-öelda nagu nende uute asjade peale. No, traktor on ja, siis uus pumbajaam on ja, 2 uut pumbajaama põhimõtteliselt ja rohkem kui $1 miljon. Sinna tuleb ka uus pump veel on ja. Ma võib-olla isegi ütleks, et äkki oli budget oli siis mingi 1,5 miljonit või. Ma mõtlen seda, kas on iga aasta see või siis on kõik oleneb sellest, et kui hea see kottoni saak on. Selle pealt tuleb nii-öelda see budget. Loogiline oleks. Siis nii-öelda kottoni saagist läheb mingi protsent nii-öelda siis nii-öelda selle uuendusteks. Ma pean küsima, ma ei tea, kas ikka ta ütleb mulle. Sellest on tore, ta ikka ütleb mulle kõik asju, mida ma küsin. Tal ei ole nagu saladusi. Tema palka ma pole küsinud, aga aga ma ühe korra chati käest küsisin, et palju need managerid palka saavad. Ja siis ta ütles, et need nuubid managerid
nemad saavad mingi 120, põhimõtteliselt nagu 120 000 aastaseni, aga nii-öelda nagu algab, ehk siis see on põhimõtteliselt siis saavad 10 000 kuus ja see on siis umbes täpselt, ütleme 6 tonni, 6000 eurot. Aga siis seal nagu levelid läheb edasi ja nii-öelda nagu chati järgi, mis level manageril on, ma arvan, et ta saab mingi 130, 140, üle 140 ma ei usu, et ta aastas saab. Mingi kõredi 8 tonni, 8000 eurot, ma arvan, et ta saab umbes 7-8 000. Ja arvestades nii-öelda nagu enda palka, 3 tonni rohkem, kõrret ma isegi vist ei võtaks. Ma arvan, et seda, et nagu mis tööd mina teen ja mis tööd tema teeb, ma arvan, et see 3 tonni, ütleme niimoodi, kui siin oleks kuskil Eestis näiteks, kui oleks Tallinnas see töö, jaa, absoluutselt, pole probleemi. Aga sa oled siin perseaugus ja sa ei saa siit ära minna ka, sest temal on ka, et tema tahaks ka praegu, justkui nagu praegu on see puhkeaeg on ja et tema tahaks ka justkui nagu puhata, et ma olen küsinud ka tõesti, et millal sa puhkusele lähed. Ja siis ta ütles, et praegu ei saa minna, sest meil supervisoril on perevärgid on ja ehk siis ta ei saa minna puhkusele, sest keegi peab siin alati olema on ja muidu ongi see, et kui puhkuseaeg on, siis on kas manager siin või siis supervisor on ja et tema ei saa praegu minna. Seega ma arvan, et ta ei saagi puhkusele minna. Ja siis kui ta puhkusele saab minna, siis hakkab see juba kottoni niisutus ja siis ta peab olema siin, ehk siis ta ei saagi puhkusele. Ehk siis nagu see ongi see, et jah, et sa saad rohkem raha, aga mida sa sellega nagu loovutad. Muidugi talle meeldib ka see Sottoni see farmi värk, absoluutselt mulle meeldib ka. Raisk ei tea, nii väga ka ei meeldi. Vahepeal tahaks ikka kõredi, nagu me käisime seal Nuusal on ja vahepeal tahaks ikka jalad taevasse visata ja õlut rohkem juua. Õlut saab juua kogu aeg, aga õlut tahaks rohkem juua. Selle põkaga nüüd paneme selle kabja taha. Ma arvan, et lõpetame selle video siin ära, et tead vaatsid, eks ole, ja like, subscribe, eks ole, ja vahepeal on vaata, kõredi, ma üritan sulle alati teha nagu hea video, eks ole, ja ma siit mingit kvaliteeti nagu ütleme nii, et mul on praegu pigem rohkem see kvantiteet kui kvaliteet. Sest kvaliteet ongi, et ma olen siin Austraalias on ja et nagu tahaks sulle teha nagu võimalikult erinevaid videoid ja tahaks sulle teha võimalikult ägedaid, aga ma ei saa teha seda, sellepärast, et ma olen ikkagi nagu põhiasi on siin, et ma olen siin tööl, vaata. Ja see video tegemine on nii-öelda nagu sekundaarne, ehk siis ma ei saa sellele nagu täiesti keskenduda. Kui oleks see video tegemine mul põhiasi siin, siis oleks hoopis teine maailm, aga ei ole. Seega pead leppima sellega, mis on. Sest mõned inimesed on kirjutanud, vist nüüd, ma ei mäleta, mis video tuli välja, keegi kommenteeris, et see video oli igav. Pole midagi teha, vahepeal on igavad videod ka. Mis sa arvad, et mul traktoris ei ole siin igav vahepeal või? Et nagu ma üritan teha ikka võimalikult põnevalt, aga siis ongi jälle see häda, et vaata, üritad teha põnevalt on ja siis tuleb tegelikult video lühem jälle ta. Teed pikema video, ei ole põnev. Kõret, sa ei saa aru või? Nagu naine raisk. Kõret, jälle panen naistele kallale raisk. Vabandust. Kuule, davai. Like, subscribe ja jääme muutsaks. Siin vahepeal juhtus üks aksident ka. Õnneks mitte meiega. Need vaata, see ongi see viljaharvestan ja siin käib üks käruga käib seal, võtab nende harvestit, et võtab seda vilja, eks ole, ja siis ta tuli hooga ja siin pani niimoodi mäsa, et nagu ma siit näen, siis kõik väljad on 8. Või olid 8, nüüd vahetati need väljad ära, aga ta tuli siukse hooga ja siis käru tõenäoliselt hakkas edasi tagasi minema ja ma arvan, et see vend nädal aega vahetab neid pükse või siis need püksid, mis tal jalas olid, need ta põletab kindlasti ära, sest neid enam sellest pruunist puhtaks ei saa, kohe kindlasti mitte.